konverentsi, mis on pühendatud Tartu rahulepingu 100. aastapäevale ja samas tähistamaks ka Tartu rahulepingu 100. aastapäeva märkivat trükist. 100 Tartu rahust. Nõukogude aeg on jätnud suure lünga meie ajaloo teadvusesse ja kahetsusväärselt seda lünga täitmist pole alustatudki ja koolides räägitakse endiselt Tartu rahust tõenäoliselt väga kaudselt ja kolmandas isikus. Ja tänasel konverentsil on meil siin rida ettekandeid ja lõpuks on meil avatud mikrofon, kus on kõigil võimalus väljendada oma mõtteid, vaateid, arusaamisi Tartu rahvust. Aga alustame. Nii. Ja lubage mul väikse sissejuhatuse teha Tartu rahulepingusse. Ma räägiksin Tartu rahulepingu mõnedest vähe räägitud punktidest. 1920. aasta 2. veebruaril kõlasid Tartus Eesti ja Venemaa vahelise rahulepingu allakirjutamise järel Jaan Poska väga tõsiselt öeldud sõnad. Tänane päev on Eestile kõige tähtsam ta ajaloos 700 aasta jooksul. Esimest korda määrab Eesti ise oma saatuse. Selle ütluse põhjuseks oli just allakirjutatud rahuleping, mis oli esimene taoline leping, mille sõlmis Nõukogude Vene ühe endise Venemaa pinnal tekkinud riigiga. Selle tähendus oli mõlemale riigile ülisuur, kinnitades ühelt poolt Eesti riigi sõltumatust, aga samal ajal ka lõhkudes Nõukogude Vene valitsuse isolatsiooni, saades nii aknaks, mille kaudu Nõukogude valitsus sai alustada suhtlemist välisilmaga.
Rahuleping koosnes 20 artiklist ning oli koostatud eesti ja vene keeles. Esimese artikli sõnastus kajastab lepingu olemust. Selle rahulepingu jõusse astumise päevast arvates lõpeb lepinguosaliste vahel sõjaseisukord. Vaherahus lepiti kokku 31. detsembril 1919 ja kehtima hakkas see 3. jaanuaril 1920 kell 10:30. Ja Eesti Vabariigis tähistatakse seda vabadussõjas langenute mälestuspäevana, mil heisatakse riigilipud. Teises artiklis öeldakse, tsiteerin, tunnustab Venemaa ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta maksvusel olnud riigiõiguslise korra kui ka rahvusvaheliste lepingute põhjal, mis nüüd siin tähendatud mõttes edaspidiseks aegadeks maksvuse kaotavad. Selle artikliga ütles Venemaa igaveseks lahti 1721. aastal alla kirjutatud Uusi Kaupungi rahust ja oma õigustest Eesti üle ja veel nenditi, et Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuulumisest mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu. 3. artikkel kirjeldab piiri Eesti ja Venemaa vahel külapiiride täpsusega ja piiri mahamärkimiseks oli ette nähtud segakomisjoni moodustamine. 4. artiklis lepitakse vastastikku kokku oma kodanike opteerimistingimustes. Ja tsiteerin, Venemaa kodakondsuse opteerijad peavad optatsiooni päevast arvates 1 aasta jooksul Eesti piiridest lahkuma, kuid hoiavad alal õigused liikumata varanduse peale ja on õigustatud kaasa võtma oma liikuva varanduse. Samuti võivad Venemaa territooriumil elavad Eesti soost isikud opteerida sama aja jooksul ja neil samadel tingimustel Eesti kodakondsusse. Edasine ajalugu näitas, et Eestisse opteerimisprotsessile hakkas Venemaa üsna varsti vastu töötama, takistades optantidel oma vara kaasa võtmist. 5. artikkel räägib Eesti neutraliteedist. Kui Eesti alaline neutraliteet rahvusvaheliselt tunnustatakse, siis kohustub Venemaa ka omalt poolt seda neutraliteeti pidama ning selle neutraliteedi alalhoidmise tagamisest osa võtma. 6. artikkel käsitleb Soome lahe neutraaltsooniks muutmist. Mõlemad lepinguosalised kohustuvad Soome lahe rahvusvahelise neutraliseerimise korral tähendatud neutralisatsiooniga neil tingimustel ühinema, mis kõigi asjast huvitatud riikide osavõttel välja töötatud ning vastavate rahvusvaheliste aktidega kindlaks määratud. Samuti ka oma mereväe jõud ehk osa neist, kui seda peaks tähendatud rahvusvahelises kokkuleppes määratlema, selle rahvusvahelise kokkuleppe nõuetele vastavasse seisukorda seadistama. 7. artikkel nõuab lepinguosaliste riikide territooriumitel olnud võõraste vägede viibimise keelustamist ja asukohariigile mitte alluvate vägede desarmeerimist. Selle artikli punkt 5 keelab omal territooriumil mitte mingisuguste organisatsioonide ja rühmade moodustamist ega viibimist lubama, kes teise lepinguosalise kogu või kogu territooriumi valitsuseks olla pretendeerivad, samuti ka mitte lubama nende organisatsioonide ja rühmade esituste ega ametlikkude isikuste viibimist, kelle eesmärgiks on teise lepinguosalise valitsuse kukutamine. Selle artikli põhjal desarmeeriti Eestis valgete loode armee ja Venemaal eestlaste punased kütipolgud. Venemaa valitsuse ja punaste eestlaste Eesti-vastane tegevus ometi jätkus. 8. artiklis lepiti kokku sõjakulude tasumisest, et mõlemad riigid katavad ise omad kulutused.
9. artiklis tutvustatakse sõjavangide kiiremas korras kodumaale tagasi toimetamise tingimusi. 10. artikkel puudutab karistust kandvate sõjavangide tagasisaatmise tingimusi. 11. artikkel sätestab, et kõik Eesti riigi territooriumil asuvad Vene riigi varad ja Vene riigi nõuded Eesti isikute vastu lähevad üle Eesti riigile. Eesti riik ei hakka aga oma varasema Vene keisririigi koosseisu kuulumise alusel mingisuguseid nõudeid esitama Vene riigi vastu. Ja 12. artikkel, mida natuke ka teatakse, kinnitab, et Eestile 15 miljoni kuldrubla saamist endised tsaaririigi varadest. Sama artikli punkt 2 ütleb, et Eesti ei kanna mingisugust vastutust Venemaa võla ja muude kohustuste eest. Punktis 4 aga öeldakse, Venemaa valitsus toimetab tagasi Eestisse ja annab üle viimase valitsusele varandused, siia hulka arvatud raamatukogud, arhiivid, õppeabinõud, dokumendid ja muud varad, mis on Tartu Ülikooli kui ka kõigi Eesti piirides praegu olevate või varemini olnud õppe, teaduse, valitsuse ja seltskonnaasutuste päralt. Niisama üleüldse kõik Eestist Venemaale välja viidud arhiivid, dokumendid ja teised asjad, mil on Eestile teadusline või ajalooline tähtsust, nii palju, kui tähendatud asjad on praegu või satuvad edaspidi Venemaa valitsuse ja seltskonnaasutuste võimkonda. Punktis 5 lubatakse, Venemaa valitsus toimetab Eestisse tagasi Eesti valitsuse kaasabil kuuluvust mööda edasiandmiseks igasugused väärtused, välja arvatud kuld ja kalliskivid, väärtpaberid ning varalised dokumendid, nagu obligatsioonid, vekslid ja nii edasi, mis Eesti piirides valitsuse, seltskondlikute ja erakrediit ning teiste asutuste poolt evakueeritud või välja viidud, muuseas ka õppeasutuste poolt, kui Eesti võimud nende väärtpaberite ja muud asukoha kätte juhatavad. Ja Venemaa võttis vastutuse Eestimaa Nõukogude täitevkomitee poolt natsionaliseeritud pankade vastu nõudeid omavate isikute eest. Seega põhiline venelaste põhimõte, natsionaliseerimine, ta oli ka nõus loobuma sellest. Artiklis 13 teatatakse, et Eestile tehtud soodustused ei laiene rahulepingu sõlmimisel teistele endistele Venemaa territooriumil tekkinud riikidele. Aga lisatakse, kui nende rahulepingute tegemisel kellelegi tähendatud riikidest või nende kodanikudest antakse iseäralised hõlpsused, õigused ja eesõigused, siis laiendatakse need viibimata ilma erikokkuleppeta täiel määral Eesti ja tema kodanike peale. Artiklis 14 ja 15 kirjeldatakse lepingujärgsete segakomisjonide moodustamist ja nende volitusi. Artikkel 16 hõlmab tulevasi majanduslikke suhteid Eesti ja Venemaa vahel. Sätestatakse vastastikku enamsoodustuse staatus, Eesti sadamates loodavates vabasadamastsoonides määratakse piirkonnad Venemaale mineva kauba hoiustamiseks ja ümberlaadimiseks. Artikli 2. lisas lepitakse kokku Pihkva ja Peipsi järve veemajanduse ja kalapüügi tingimustes. 3. lisas lepitakse kokku Narva jõe koskede energia kasutamises. Ja sätestatakse, Eesti on nõus andma Venemaale eesõigustatud õiguse elektrijõu saamiseks Narva jõe koskede ärakasutamisest seega, et selle eest Eestile makstava tasu suurus, samuti teised tingimused ära määratakse erikokkuleppes. Kui Eesti on nõus andma õiguse, siis Venemaa annab Eestile eesõiguse Moskvast mõne Eesti-Venemaa piiril oleva kohaga ühendava 2- või üherööpelise otsekohese lühema raudtee ehitamiseks ja ekspluateerimiseks tarvilikude eeluurimiste toimetamise võimalusega
tingimusel, et kontsessiooni tähtaeg, ennetähtaegse väljaostu tähtaeg, tariifid ja muud kontsessiooni tingimused kindlaks määratakse iseäralistes kokkulepetes. Ja Venemaa annab Eestile eesõigustatud kontsessiooni õiguse 1 miljoni Dessantini metsala peale Petrogradi, Pihkva, Tveri, Novgorodi, Olonetsi, Vologda ja Arhangeli kubermangudes tingimustel, mis erikokkuleppes ära määratakse. Praegu ka kasutab Venemaa tasuta Narva jõe hüdroenergiat, aga Eesti pole Venemaal ühtegi puud raiuda saanud, saatises veel Eesti riigi kasuks seal raudteed rajada. Artikkel 17 selgitab kaubalaevade liikumist lepinguosalistes vetes ja ühiseid pingutusi Balti mere miinidest puhastamisel. Artikkel 18 kuulutab, et käesoleva rahulepingu ja selle lisade läbi Eesti kodanikudele antud õigused käivad ka valla, maa, linna omavalitsuse, seltskonna, seisuse, heategevuse, kiriku, vaimulikude ja haridusasutuste, niisama iga liiki juriidiliste isikute kohta. Artikkel 19 tõendab eesti ja venekeelse teksti autentsust ja artikkel 20 ütleb, et käesolev rahuleping tuleb ratifitseerida. Tartu rahuleping on koostatud lühikese ajaga, kuid selle tekst on sisukas, täpne ja kindlasti heaks näiteks ning eeskujuks Eesti praegustele ja tulevastele diplomaatidele. Uue piirilepinguga selle revideerimine pole Eesti riigi huvides. Ja kui tohib, ma tsiteeriksin ühe Lenini seni tundmatu üteluse, mis oli ära toodud raamatus Rassekretšeni Lenin Moskvas väljendatud 1996. Ma tsiteerin seda vene keeles ja ma tõlgin ta kohe ära. Принять военные меры, то есть постараться наказать Латвию и Исландию военным образом, например, на плечах Балаховича перейти где-либо границу за 1 версту и повесить там 100 000 их чиновников и богачей. Pool aastat peale Tartu lepingu allakirjutamist. Ehk rakendada sõjalisi vahendeid, sealhulgas püüda karistada Läti ja Eesti sõjalisel kombel, näiteks Balachovitši õlgadega selja taga minna kuskil 1 versta sügavusele nende territooriumile ja puua üles 100–1000 sealset ametnikku ja rikast inimest. Tänan. Nii, ja nüüd ootame siia härra Aivar Oroperve, kes on Seto pillimees ja ta mängib meile ühe loo. Palun.
palume härra Aldo Kalsil rääkida selle raamatu tekkeloost. Väga lugupeetud konverentsi juhataja, kallid siinolijad. Tartu rahulepingu sõlmimise 100. aastapäeva lähenemisel tekkis soov seda teemakohase trükisega kaitsta nende vastu, kes on asunud sellest karistamatult taganema. Tulemuseks on 143 leheküljeline 35 artiklist koosnev kogumik. 2. veebruaril 1920 lõppes Eesti vabadussõda Tartu rahulepingu sõlmimisega. Mõned selle koostisosadeks olevate artiklite sisu, nagu riigipiir, ootab lahendust veel täna. Eesti rahvale ei pea selgitama, mis toimus Eesti riigi ajaloos aastatel 1939–1991. Sellesse aega jääb rohkem kui poolesajandiline Nõukogude Liidu okupatsioon ja anneksioon. Eestil oli riigipiiri asemel sel ajal halduspiir. Seda asus meie ikestaja 1944. aastal muutma. Eesti küljest lõigati ära Viru maakonna 3 idapoolset valda ja enamus Petseri maakonnast. See moodustas Eesti Vabariigi kunagisest pindalast 5,2%. Seda kõike on vaadata siin saalis Petserimaa ja Eesti-Ingerimaa kaartidelt ja meie kogumiku kaartidelt. 1991. aastal õnnestus Eesti Vabariigi iseseisvust taastada õigusliku järjepidevuse aluses. Siis kerkis päevakorrale ka Tartu rahulepinguga määratletud riigipiiri ennistamine. Selle üheks õiguslikuks aluseks peale rahulepingu oli 8. juunil 1992 rahvahääletuselt toetuse saanud Eesti Vabariigi põhiseadus oma idapiiri käsitleva paragrahviga 122. Taasiseseisvunud Eesti poliitikud jõudsid 3-aastase diplomaatilise suhtlemise järel kummalisele järeldusele. Nimelt polevat partneriga riigipiiri küsimuses võimalik Eesti kasuks läbi rääkida. Küll peeti vajalikuks eurointegratsiooni huvides seda hoopis idanaabri kasuks teha. Selle jutumärkides tõe esimeseks kuulutajaks sai nõndanimetatud jõulurahuvalitsuse peaminister Andres Tarand. Oma kurikuulsas esinemises 18. detsembril 1994 teatas ta Helsingis maailmale, et Eesti ei pea järgima läbirääkimistel Venemaaga Tartu rahulepingu piiri. Jättes käsitlemata selle, mis on meid huvitaval teemal toimunud 15 aasta jooksul, võtame kokku hetkeseisu. Me oleme lasknud endale kaela määrida Venemaale kasulikud piiriläbirääkimised. Tulemuseks oli uue piirilepingu koostamine, allkirjastamine ja meie poolt mitmekordne ratifitseerimine. Selle sisuks oli Eesti loobumine oma seaduslikest territooriumitest ja nii 1944. aasta stalinistliku piirinihutuse heaks kiitmine. Et see kõik tagasipöördumatult teostunud ei ole, oleme tänuvõlgu meie Tartu rahulepingule.
Venemaa pasundab vahet pidamata, et Tartu rahuleping kaotas oma kehtivuse Eesti NSV jutumärkides astumisel Nõukogude Liitu 1940. aastal. Piisas aga 2005. aastal Eesti poolt uue piirilepingu preambulas vihje tegemisest Tartu rahulepingule, kui Venemaa võttis oma allkirja tagasi. Põhjus selles, et Tartu rahuleping kehtib ja annab Eestile tulevikus õiguse riigi piiri ennistamiseks. Artiklite kogumik tutvustab annekteeritud alade ajalugu, loodust, maateadust, rahvastikku, turismi, usuelu, inimõigusi ja nõndanimetatud uut piirilepingut. Nõndanimetatud seepärast, et Eesti Vabariigil on idapiirileping juba 100 aastat olemas ja uue sõlmimine pole Eesti huvides. Kogumiku koostajate eesmärgiks on Eesti avalikkuse teavitamine seni riiklikuks tabuks olnud ja valdavalt saladuskattega ümbritsetud uue piirilepingu saagalt. Kui asjast räägivad ja kirjutavad rahvuslikult mõtlevad poliitikud, arvamusliidrid, tuntud kultuuritegelased, professorid, teaduste doktorid ja teised usaldusväärsed inimesed, peaks sellel mõju olema. Kõnealuse artiklite kogumiku autorite hulgas on meie seadusandliku võimu, Riigikogu 3 tegevpoliitikut: Jaanus Karilaid, Enn Põlluaas, Helir-Valdor Seeder ning üks veteranpoliitik Jüri Adams. Eesti täidesaatev võim on meie kaasautorite hulgas esindatud 3 ministriga: Mart Helme, Tõnis Lukas, Urmas Reinsalu. Tänasesse päeva on meid toonud meie kaasautoritest vabadusvõitlejad, nende hulgas lätlane Bruno Javois, meie igituntud Valdur Raudvassar ja Enn Tarto ning petserimaalaste vapper juht Reet Tobre. Eesti huvides Tartu rahulepingu kaitsmine ja tõlgendamine nõuab juristide teadmisi. Selle teenistuses olid ja on meie kaasautoritest õigusteaduste doktorid Ando Leps ja Herbert Lindmäe, vandeadvokaadid Alar Jõks ja Kaido Pihlakas ning õigusteadlane Igor Gräzin. Meie kaasautoreist poliitilise südametunnistuse kehastajateks on olnud teadlased, majandusgeograaf Hardo Aasmäe, kunstiajaloolane Janika Anderson, geoloogid Rein Einasto ja akadeemik Anto Raukas, füüsik Rein Koch, poliitikateadlane Toomas Varrak, keeleteadlane Tiit Rein Viitso. Ilukirjandus, eriti esseistika, on väljund, kus astub alati Eesti territoriaalse terviklikkuse kaitseks välja meie kaasautorist kirjanik Arvo Valton. Ajakirjanduse veergudel on terameelselt esinenud meie kaasautoritest Holger Kaljulaid, Harri Kivilo, Mihkel Langebraun ja kommunikatsioonikonsultant Jüri Estam ning jahtkapten Mart Saarsoo. Kui kõik petserimaalased oleksid oma maakonna kaitsmisel sellisel tasemel kui meie kaasautorid Inara Luigas ja Ilmar Vananurm, poleks uue piirilepingu ihalajatel kohta meie keskel.
Annekteeritud alade tuleviku võti on sealsete Eesti Vabariigi kodanike ning nende järeltulijate kätes. Neid peab aga kogu Eesti toetama. Hetkekski ei tohi unustada, et Eesti on põhiseaduslikult jagamatu ja karistusseadustik käsitleb sellest taganemist riigi reetmisena. Kallid siinolijad, tänusõnad kõigile kaasautorile, trükise rahastajatele ja muul moel toetajatele ning tänase konverentsi korraldajatele ja osavõtjatele. Aitäh kuulamast! Meie konverentsi külaliste hulgas on president Arnold Rüütel, meie koosoleku juhataja annab talle üle meie tänase artiklite kogumiku ja ühe Petseri maakonna laualipu. Palun! Järgmisena palume kõnepulti Riigikogu juhataja härra Enn Põlluaasa. Lugupeetud härra president Rüütel, head siinviibijad, mul on väga hea meel teid tervitada sellel tähtsal sündmusel, saabuva sündmuse puhul Eesti Tartu rahu 100 ja sellele pühendatud artiklite kogumiku väljaandmise puhul. Härra Aldo Kalts tänas kõiki, kes selle väljaandmisega on seotud olnud ja oma õla alla pannud, aga mina tahaks spetsiaalselt tänada just härra Aldo Kaltsi, ajaloolast, kellel see on alati see teema südamelähedane olnud ja kelle idee ja kõige suuremal ettevõtmisel see raamat teoks sai. Teeksime talle äkki ühe aplausi. Aitäh! Tartu rahulepingu tähtsusest vist ei ole mõtet rääkida. See peaks olema meil igal eestlasel emapiimaga sisse imetud koos isamaa armastuse, patriotismiga ja eestluse hoidmise ja säilitamise tahtega. Kahjuks see päris nii ei ole. Ega see aeg, kui eestlaste vabaduse iha jõudis nii kaugele, et juleti juba välja öelda, me vajame oma riiki, me oleme väärt oma riiklust. See ei ulatagi tegelikult väga kaugesse aega, aga ajaloo tormide seas tekkis selle unistuse realiseerimiseks võimalus peale esimest maailmasõda, kui senine maailmakord oli pea peale pööratud. Eestlased näitasid, et me väärime oma riiklust koolipoistest kuni kõige vanemate inimesteni välja, haarati relvad või aidati mingil muul kombel kaasa ja me võitsime selle sõja. Kuigi küll, mitte kergelt, aga me võitsime. Enne vaherahu üritas Venemaa kõige karmimate ja ränkraskemate rünnakutega siiski meid võita, aga see ei õnnestunud ja me saime hakkama imega, millega ei ole tegelikult
hakkama saanud ka ükski maailma suurriik. Ei Hitler, ei Napoleon, aga meie saime. Meie võitsime Venemaa sõjas. Ja nagu Ants Piip ütles kunagi, võideldud sai vahvasti ja aus rahu sõlmitud. Ja see Tartu rahuleping on tõesti aus rahu, nii nagu ka Rein Koch siin eelnevalt seda tutvustades ette luges. Ja nüüd tekibki küsimus, kas tõesti see ongi ainult ajalooline paber ja dokument, mis tänapäeval ei kehti, nii nagu Venemaa seda väidab, või see siiski kehtib. Kas me saame sõlmida igasuguseid erinevaid lepinguid niimoodi, et me omalt poolt Tartu rahulepingut ei tühistaks? Ja see on vaidlus, mida me vaidleme tänaseni. Kui Venemaa sõja käigus okupeeris kõigepealt ja annekteeris Narva jõe tagused alad ja Petserimaa, siis Eesti Rahvuskomitee, mis oli Otto Tiefi valitsuse eelkäija, kuulutas, et tegemist on ebaseadusliku sammuga, Nõukogude Liidul ei ole selleks mitte mingisugust õigust, nad peavad vabastama need alad. No kahjuks nii ei läinud. Lahingud kestsid ja Otto Tiefi valitsus peale ametisse kinnitamist enne Eesti lõplikku okupeerimist andis välja päevakäsu number 1, milles kuulutas, et kõik võõrväed peavad lahkuma Eesti territooriumilt. Loomulikult mõeldi Tartu rahu järgset territooriumit. Ja sellest samast printsiibist hoidis kinni ja lähtus ka meie eksiilvalitsus kogu okupatsiooniaja ja nendele printsiipidele tuginedes taas iseseisvus ka Eesti Ülemnõukogu, veel ENSV Ülemnõukogu, kes kuulutas taas iseseisvumise deklaratsiooni välja, kuulutas ka, et Eesti lähtub Tartu rahust ja selle kehtivusest. Eesti Kongress kuulutas seda toetasid läbi aastate juba ka erinevad maailmaorganisatsioonid, ÜRO, Euroopa Liit, Inimõiguste Kohus ja nii edasi ja nii edasi. Ka selgelt Eesti rahvas ju oli sellel seisukohal. Ja kui siis hakkasid läbirääkimised Venemaaga, siis 90ndate alguses peale taasiseseisvumist, siis tõesti nendes lähtutigi just nimelt Tartu rahust, selle kehtivuse printsiibist ja kogu meie territoriaalse terviklikkuse taastamisest, millele olid ju kõik maailma riigid oma toetuse andnud selle läbi, et nad taas tunnustasid Eesti Vabariiki nii-ütelda esimese vabariigi õigusjärglasena kõikides tema tunnustes, kaasa arvatud riigipiir. Paraku ei jõudnud me mitte kuskile. Härra Kals meenutas siin Andres Tarandit, kes detsembris kuulutas 1994. aastal, et Eesti loobub enda nõuetest ja Tartu rahupiiride taastamise soovist. Aga tema ei olnud tegelikult esimene pääsuke. Esimene pääsuke oli president Lennart Meri, kes sama aasta juulikuus läks Moskvasse ja sõlmis Jeltsiniga Vene vägede väljaviimise lepingu ja siia jäävatele siis sõjaväepensionäridele sotsiaalsete tagatiste andmise lepingu. Justkui oleks kaks erinevat asja, aga tegelikult ei olnud, sellepärast et president Meri rääkis Vene vägede lahkumisest ainult
nii-ütelda ENSV piiridest. Tartu rahu piirid ja meie seaduslikud alad, mis olid okupeeritud ja annekteeritud, selle leppe alla ei läinud. Nii et president Meri on see, kellele me täna oleme tänuvõlgu, kuigi tänu on liiast öelda siin selle tänase olukorra eest. Ja seda kõike sõltumata sellest, et eelmine Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel oli eelnevalt Vene presidendiga Boris Jeltsiniga kokku leppinud, et Vene väed lahkuvad ilma, et siia jääks ühtegi sõjaväepensionäri. Merilepingu tulemusele jäi siia 20 000 kõige paremas eas, võitluseas erru saadetud, pensionile saadetud nii-ütelda pensionäri koos oma pereliikmetega 80 000 – 100 000 inimest, kes olid ju kõige otsesemas mõttes selle impeeriumi idee ja država ideoloogia kandjad. Lisaks sellele oli president Rüütlil kokkulepe Jeltsiniga, et jah, kõike Tartu rahu piire ja alasid me tagasi ei saa, aga saame suurema osa ja joon jookseb sealt, kus siis etniline joon jookseb. Vene külad jäävad Vene poole, Eesti külad Eesti poole. Need kokkulepped heideti prügikasti ja tegutseti edasi just nimelt uue nii-ütelda ENSV piiri seadustamise nimel. 1994. aastal märkis siis ka Venemaa ühepoolselt piiri paika ja see oli viimane kord, kui Eesti välisministeerium või üleüldse Eesti riik protesteeris sellise tegevuse üle. Venemaal esitati noot, et tegemist on ebaseadusliku tegevusega, Tartu rahuleping kehtib, meie riigipiir on määratud Tartu rahulepinguga ja see oli viimane kord, kui Eesti vähegi sirget selga näitas. Aga Tartu rahupiir oli raiutud meie põhiseadusesse, Tartu rahupiir on raiutud ka meie riigipiiri seadusesse, mis tehti muuseas 3 kuud enne seda, kui Meri Moskvas kõigest loobus. Ja need on tänaseni seal. Meile räägitakse, et mitte ainult venelane ei ole rikkunud Tartu rahu, vaid ka meie rikume. Neutraliteedi küsimus, justkui Eesti oleks lubanud olla igavesti ja jääda neutraalseks riigiks, justkui meie NATOsse kuulumine rikuks Tartu rahulepingut, kuna me olla lubanud siis olla neutraalne ja mitte lasta vaenulike sõjapoolte vägesi siia. Rein Koch luges need kohad Tartu rahulepingus ette. Seal ei ole öeldud, et Eesti kohustub olema neutraalne. Ja kahtlemata NATO väed, NATO, mille liige me oleme, ei ole agressiivne, ei ole mingisugune organisatsioon, kes sooviks Venemaad vallutada ja seal võimu üle võtta, vaid vastupidi, see on kaitseallianss, see seisab rahu eest. Nii et need väited ei ole kärbsemustagi väärt. Aga millega veel on põhjendatud seda, et me peaksime uue rahulepingu sõlmima ja loobuma enda seaduslikest aladest? Me mäletame kõik väga hästi, kuidas meile räägiti, me peame sõlmima uue piirilepingu, vastasel juhul ilma selleta me ei saa Euroopa Liidu ega NATO liikmeteks. Me teame täna, et see on täiesti selge vale. Koos meiega sai muuseas NATO liikmeks ka Küpros, kellel oli juba 30 aastat ja üsna agressiivseid konflikte oma naabriga
Mida veel räägiti? Head suhted. Me loome sellega Venemaaga head suhted ja räägiti restardist ja Venemaa positiivsest hõlmamisest ja nii edasi ja nii edasi. Läti tegi ära uue piirileppe, loobus enda aladest, Abrenest. Kas saab keegi väita, et Läti suhted oleks Venemaaga kuidagi teistsugused või paremad kui Eestil? Absoluutselt mitte. Juba järgmine päev asus Venemaa ründama oma propagandavaledega Lätit, küll sellest, kuidas seal represseeritakse ja kiusatakse venelasi taga ja kõik täpselt samad süüdistused nagu meie suhtes, et me oleme üks väike vastik ja ilge natsiriik ja natsirahvas. Ja tegelikult rohkem põhjendusi, mida saaks põhjendusena vähegi võtta, ei ole läbi nende aastate esitatud. Lihtsalt läbirääkimised, mis algasid Eesti eest seismisega, transformeerusid kuidagi äraandmis, loovutus läbirääkimisteks ja lõpuks seal leppes ei olnud mitte poolt sõnagi Eesti soovidest ja Eesti algsest tahtest. Ainus, kes sellest võitis, oli Venemaa. Aga me teame ka seda, et kõike seda on varjanud, kõiki neid läbirääkimisi, kõiki neid toimetamisi on varjanud salastatuse loor. Eesti rahvas sai esimest korda näha seda piirilepingut ja lugeda alles 2005. aastal, kui see oli Eesti ja Venemaa poolt alla kirjutatud. Ja ma usun, et suurem osa siin saalis viibijatest mäletab, kui suuri proteste see tekitas, kui suured meeleavaldused olid Toompea lossi ees ja kuidas küsitlused, erinevad küsitlused näitasid, et Eesti rahvas 75–80%, 82% on selle äraandliku leppe vastu. Ja mis on täna olukord? Olukord ei ole ju tegelikult muutunud. Vana Jumal on pannud oma kaitsva käe ilmselt, ma loodan, et lõplikult, aga vähemalt mõneks ajaks Maarjamaale peale, sest Venemaa keeldus 2005 seda lepingut ratifitseerimast, sest preambulasse, mitte piirileppesse, aga meie enda ratifitseerimisseadusesse pandi kaudne viide Tartu rahule. Jumal tänatud. Aga sellele vaatamata meil on neid jõude, neid poliitikuid, neid erakondi, kes põlevad tahtest anda Venemaale ära Saaremaa suuruse tüki Eestist. Neid on küllaga ja nende tahtel võeti siis preambulist see säte välja ja allkirjastati 2014. aastal uuesti see lepe. Ja meie Riigikogu ratifitseeris selle ära. Õnneks Venemaa seda ei teinud. Ja nüüd, kui on uus Riigikogu koosseis, uus valitsus, siis kõik pooleli jäänud lepingud, eelnõud, kõik kaotavad kehtivuse, nii et tänasel hetkel ei ole Eesti seda ratifitseerinud. Konservatiivse Rahvaerakonna seisukoht on algusest peale, me oleme ka ainukene parlamendierakond, kellel on see programmis sees, on olnud see, et uus piirileping tuleb tühistada, tuleb taastada Tartu rahu piirid. Kahjuks ühtegi teist sellist erakonda meil Riigikogus ei ole. Meil puudub võime, kus võtta allkiri tagasi sellelt leppelt, denonsseerida see lepe, aga me saime koos Isamaaga siiski kokkuleppe koalitsioonis, et selle valitsuse ajal piirileppega edasi ei minda. See tähendab sisulist moratooriumi kuulutamist.
Ja nii palju, kui meist sõltub, me seisame selle otsuse taga vankumatult. Alles hiljuti, kas mul aeg saab täis? Hakkab saama, aitäh. Ma katsun lühidalt teha. Alles hiljuti, kui ma võtsin taas sellel teemal sõna pressis, siis tõusis Venemaal tohutut torm sellel teemal, kuidas Eesti nõuab tagasi enda alasi ja mind kutsuti välja ka meie Riigikogu väliskomisjoni. Aseesimees Marko Mihkelsoni nõudel, kes on olnud ju üks väsimatu uue piirilepingu läbipressijatest, ja seal nõuti mult siis aru, kelle seisukohti ja mis seisukohti ma esindan. Riigikogu esimehena esindavat ma 24/7 riigi seisukohti ja Riigikogu seisukohti, aga eraisikuna, mõnikord võin ka suud lahti teha, et enda isiklikku seisukohta või enda erakonna seisukohta väljendada. Ma ütlen sedasama siin, mida ma ütlesin ka seal välja, tõepoolest, see on olnud alati minu vankumatu seisukoht, et Tartu rahupiirid tuleb taastada. Loomulikult me ei tee seda jõuga, see ei tule kõne allagi, see ei ole võimalik, aga kui me ootasime 50 aastat enda taasiseseisvumist, siis me võime oodata ka ükskõik kui kaua enda seaduslike alade tagasisaamist. Puuduvad igasugused põhjused, mitte kõige vähematki põhjust ei ole selleks, et kinkida ära enda ala agressorile ja meie suhtes vaenulikule riigile. Aga Riigikogu esimehena ütlen ma siinkohal välja, et Riigikogul puudub seisukoht. Kui see ka oli eelmistel Riigikogudel, koosseisudel ja valitsustel ja see vormus lepinguks, mis allkirjastati ja ka ratifitseeriti, siis praegune Riigikogu ei ole seda teemat arutanud. Me ei saa rääkida, et meie Riigikogul oleks seisukoht, et me peaksime seda ratifitseerima. Täpselt samamoodi valitsusel. Nii et võib öelda seda, et ametlik seisukoht Eestil puudub peale selle, et valitsuskoalitsioon on kokku leppinud, et selle loovutusliku leppega edasi ei minda. Ja need põhjendused, mida meil täna tuuakse, et me peame jätkama seda ühtset poliitilist joont, seda, mida kõik varasemad Riigikogud ja valitsused on ellu viinud, ka see väide ei maksa mitte kärbse mustagi, sest kui on tehtud viga varem, siis tuleb seda viga parandada ja selleks me olemegi poliitikasse tulnud, et neid vigasi parandada, et seista Eesti eest, meie territoriaalse terviklikkuse eest, meie rahva eest, meie põhiseaduse eest. Ja kas mul on nüüd aeg juba läbi või? Ei ole veel? Paar sõna siis põhiseadusest. Seal on rohkemgi paragrahvi, aga 3 paragrahvi 1, mis ütleb, et Eesti territoorium on ühtne ja jagamatu. See tähendabki seda, sõna-sõnalt. Nii ütles ka Jüri Uluots muuseas juba 30. aastate lõpus, kes oli üks selle sätte autoritest eelmise vabariigi ajal. Ta ütles selgitustes, et täpselt seda see tähendabki. Eesti territoorium on ühtne ja jagamatu. Me ei tohigi mitte ruutmeetritki ära anda. Me peame, et me seda saaks teha, kõigepealt muutma põhiseadust. Paragrahv 122, mis ütleb, et Eesti-Vene maismaapiir on määratud Tartu rahuga, tähendabki täpselt sedasama. Ja need muud lepped, mis seal mainitakse, see tähendab lepet Lätiga, teatud merepiirileppeid Soome-Rootsiga. Eesti-Vene piir on määratud. On määratud, paika pandud igavesest ajast, igavesti. Aamen. Ja paragrahv, ma ei mäleta numbrit,
Aga põhiseadus ütleb, et Eesti ei sõlmi välislepinguid, mis on vastuolus põhiseadusega. Nii et kõik, kes tahavad need loovutuslikku lepet teha, rikuvad põhiseadust, rikuvad Eesti karistusseadustikku, mis ütleb, et territooriumi vastu suunatud teod, territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud teod on riigireetmine, rikuvad meie riigipiiri seadust ja nii edasi ja nii edasi. Nii et selleks ei ole mitte mingit alust, seda enam, kui me mõtleme ka majanduslikult, millised tohutud rikkused meile sinna jäävad, põlevkivi, millest, kui tänase tehnoloogiaga teha kütust, jätkuks 3/4 sajandiks Eestile diiselkütust, keraamika, savi, klaasi, liiv, maad, metsad, põllud, kõik meie inimeste varad, mis sinna jäid ja me oleme, või mitte meie, vaid teatud isikud, on nõus kõigest sellest lihtsalt loobuma. See on kui näkku sülitamine meie rahvale, meie esiisadele, kes selle riigi lõid, kes valasid verd meie isamaa, meie vabaduse eest ja meie kohustus on seista selle eest, et nende välja võidetud vabadus, aated, territoorium, meie riik säiliks ja et me saaksime ja annaksime selle edasi enda järeltulevatele põlvedele sellisena, nagu ta oli. Aitäh! Tänan sisuka ettekande eest ja järgmisena paluksin härra Jüri Adamsit, kes räägib meile piiri läbirääkimiste küsimusest. Aitäh, lugupeetud kaasvõitlejad. Üsna raske on pärast pateetilise tonaalsusega olulist pikka ettekannet minna hoopis teist tüüpi jutu juurde, aga ma üritan seda teha. Tahan rääkida kahest teemagrupist. Üks on selles raamatus, mis on andnud põhjuse meil täna siin rääkida, selles olevast minu artiklist, ja teiseks ma tahan rääkida mõningatest asjadest, mis minu arvates ei ole selgelt ära räägitud, aga millest me ei pääse. Üldiselt ettekanne, tavaliselt, kui keegi peab mingit ettekannet, siis ta annab millestki teada, mida ta teab või mõtleb. Mul on selles mõttes natukene vastupidine roll, et minu lühikene ettekanne kujuneb loendiks asjadest, mille kohta ma võin ütelda, et ma ei tea, kas nende kohta üldse midagi või ma ei tea piisavalt palju või see, mida ma tean, ei ole küllalt usaldusväärne. Nii et see tuleb teatud niisugune kurtmiste loend. Esiteks läbirääkimiste kohta käiv lühiartikkel selles kogumikus. Aitäh, Aldo Kalts, et ma sain võimaluse seda kirjutada, aga selle kirjutamise tingimused täheruumide mahult ja leheküljede arvult olid sellised, et see jäi kindlasti alla selle teema igati mõistlikule käsitluse pikkusele ja ma püüan praegu ütelda mõned järeldused, mis võib-olla ei tulnud sealt väga hästi otseselt välja. Esiteks on see, et Eesti ja Vene riikide vahel toimusid riikidevahelised läbirääkimised, mida viisid läbi riiklikud delegatsioonid.
ja need läbirääkimised lõppesid 1994. aasta sügisel. Nüüd läbirääkimiste delegatsioonide üks osa, nii venepoolseid liikmeid kui Eesti-poolseid liikmeid moodustasid piiriläbirääkimiste töörühma, see oli üks mitmest töörühmast, aga samal ajal nad olid ka üldise delegatsiooni liikmed. Nüüd meie peaaegu ei tea mitte midagi, mida on omavahel rääkinud need piiriläbirääkimiste töörühmad ja on üsna ebamäärane pilt sellest, mida riikidevahelistel delegatsioonidel üldse piiriküsimustest räägiti. Miks see nii on? Esiteks, sellest ei ole tõsiselt võetavalt kirjutatud, säilinud materjalid on minu teada Välisministeeriumi arhiivis, senised kättesaadavad uurimiskatsed on toimunud mitte nende arhiivimaterjalide põhjal, vaid ajaleheteadete põhjal, kaasaegsete põhjal. Need on lünklikud ja päris kindlasti kõiki neid ajaleheteateid ei saa usaldada. Nad ei ole usaldusväärsed, nad ei ole tõeväärsed. Nii et kui keegi räägib, et toimusid piiriläbirääkimised, siis kerkib küsimus, et kes rääkis, millest rääkis, kuna rääkis täpsemalt. Ja pigem nüüd tuleb tulemus selle kohta, et kindlasti saab väita seda, et Eesti delegatsioon on andnud teada, et Eesti lähtub oma soovides Tartu rahuläbirääkimiste piirides ja Venemaa delegatsioon on öelnud vastupidi, et ainukene mõeldav piirijoon on Nõukogude Eesti piirijoon. Ja nüüd kas peale nende lähtepositsioonide deklaratsioonide, mida ilmselt korrati rohkem kui üks kord, kas peale nende on veel midagi räägitud selle kohta ja ma esitan ainult ühe suure küsimärgi, ma ütlen, et ma ei tea seda. On võimalik, et on olnud mingisuguseid dokumente, on võimalik, et on olnud mingisuguseid eraviisilisi muid jutte, delegatsiooni liikmete vahel näiteks, aga päris kindel selles olla ei saa praeguste teadmiste hulgas. Praeguste teadmiste põhjal paistab niimoodi, et kogu nende läbirääkimiste käigus, ja siin tuleb nüüd arvestada seda, et need riikidevahelised läbirääkimised olid sisuliselt ilmselt umbes 1993. aasta kevadeni. Pärast seda see muutus põhiliselt Venemaa propagandasõja osaks, mis oli suunatud Eestis toimunud mitmesuguste reformide vastu, näiteks kodakondsusküsimus, välismaalaste küsimus ja paljud muud, mis Venemaale olid mida Venemaa oleks arvanud, et Eesti oleks pidanud käima teistmoodi ja mille vastu oli üsna suur ülemaailmne propagandasõda, mis täitis ka neid neid riikidevaheliste läbirääkimiste valdava osa ajastut 1993. aasta teise poole kuni 1994. aasta lõpuni. Ja paistab, et kumbki pool, aga meie jaoks on see oluline, et Eesti pool ei ole kordagi esitanud ei ametlikult, mitteametlikult, ei üksikute delegatsiooni liikmetena ühtegi ettepanekut, et piir võiks minna kuskilt vahepealt mingisuguse kolmanda variandini. Paistab, et ei ole kunagi tõstatatud küsimust, et kas ei võiks olla enklaave. See on täiesti võimalik, tol ajal ka meile lähim Nõukogude Liidu sisene enklaav oli mitmest väga kaugel Venemaa ja Valgevene piiril. Ei olnud ka ilmselt keegi tõstatanud küsimust, et võiks olla mingisuguseid ühishaldamise vorme, ei olnud ka ettepanekuid mingite
kokkulepete suhtes, näiteks kas või kohalike elanike õiguste suhtes. Nii et siin jääb suur küsimus üles, et minu ettepanek oleks pigem see, et Välisministeerium võtaks selle asja ise üles. Need asjad arvatavasti ei oma enam mingit vajadust, et nad oleksid arhiivis kuidagi mitte kättesaadavad ja sellest oleks vaja avaldada. See on nüüd esimene minu väide, mida ma teeksin ettepaneku, et oleks vaja teada, et millest siis tegelikult on räägitud või millest ei ole, sest praegu jääb üldine mulje, et kui see riikidevaheline delegatsioonide läbirääkimine kujunes üldiselt suureks läbikukkumiseks, millel ei olnud mingit tähtsust, siis see piiriküsimuste aspektist tundub, et tegemist oli täieliku fiaskoga. Ja et praegusel hetkel ei suudaks ma midagi ütelda. Nüüd edasi, teine küsimus, mille juurde ma tahaksin tulla, on see, et ma arvan, et meie teadmiste, Eesti avalikkuse teadmiste üks põhiline probleem praegusel ajal on see, et meil ei ole olemas ühtegi tõsisest võetavat Nõukogude okupatsiooniaja või Eesti NSV aja ajaloo käsitlust. On üksikuid killukesi, aga tervikkäsitlust ei ole ja nii palju kui mina tean, ei paista ka kuskilt tulemas lähemate 10 aasta jooksul. Sellega seoses tekib küsimus, et needsamad maa-alad, tähendab Ida-Petserimaa ja Narva jõe tagune, mis olid eraldatud Eesti NSV küljest, et kui nüüd hakatakse nendega Eesti NSV ajalooga tegelema, siis kas hakatakse tegelema ka nende aegade ajalooga. Ja mina arvan, et peaks tõstatama niisuguse küsimuse, et ilmselt ettevalmistustööna oleks vaja läbi töötada nende alade ajalugu, ütleme siis. Ma arvan, et see peaks algama vähemalt siis 41. aastast, aga formaalselt võiks siis võtta ka 44 või 45 siis kuni tänapäevani, et mis nendel aladel toimus, sest et paistab, et üldiselt Eesti avalikkuse teadvuses on selle koha pealt üks suur must auk, haigutav auk. Minul täpselt samamoodi, et ma praegu esitan mõne versiooni, aga võib-olla ma eksin milleski, aga ma ei ole kõike lugenud ja kõike ei tea, aga minu arusaamine sellest asjast on praegu niimoodi, et kõigepealt tuleb käsitleda eraldi Narva jõe taguse küsimust ja Petserimaa küsimust, sellepärast et sisuliselt need asjad on väga erinevad. Ja erinevus algab kõigepealt sellest, et Narva jõe tagune tuli teisest maailmasõjast välja täielikult purustatuna ja selliselt, et tõenäoliselt seal ei olnud enam elamas mitte olulisel arvul kohalikke elanikke, kes olid seal elanud enne sõda. Nii et, ja nad ei saanud ka võimalust tagasi tulla väga mitmetel põhjustel. Kõigepealt Nõukogude Liidul ei olnud üldse niisugust ettevõtmist, et kedagi tagasi tuua kunagistesse kodukohtadesse ja ingerlastega oli üldse läinud väga keeruliselt, nad olid sattunud kõigepealt Soome ja siis neid väntsutati edasi mitmesugustes Nõukogude Liidu väljasaatmiskohtades. Seal alal elanud venelased tõenäoliselt asuvad kõike nende järeltulijad praeguses Eestis, nende hulgast on ka silmapaistvaid meie riigi inimesi tulnud ja nüüd arvuliselt on see probleem niisugune, et põhimõtteliselt üks moment, kus mul on see siin üles kirjutatud,
peaks olema tegemist umbes suurusjärguga 10 000 inimest, nendest enne sõda statistika on natukene raske, sellepärast et nõndanimetatud Jaanilinn ei olnud enne teist maailmasõja mingisugune iseseisev linn, see oli üks Narva linnaosa, nii nagu ta oli olnud Rootsi ajast peale 300 aasta jooksul, nii et see linnaks arenemine toimus alles Nõukogude ajal, kui üldse või saab sellest rääkida ainult praegu. Minu oletus on praegusel ajal seal maal elavad inimestel ei ole mingit olulist sidet inimestega, kes elasid seal enne sõda. Nii nüüd mulle öeldakse, et aeg hakkab juba läbi saama. Petserimaa puhul on asi natukene keerulisem, Petserimaa osa ja mõnes mõttes lihtsam. Eesti küljest ära lõigatud alad moodustasid Pihkva oblasti Petseri rajooni elanikkonnaga umbes 40 000 inimest. Nendest ja nende järeltulijatest praegu elab sellel maal umbes 10 000 ja sinna on juurde rännanud mujalt veel umbes 10 000 inimest, nii et praegusel ajal Eesti Vabariigi kodanike järeltulijad kindlasti ei ole rohkem kui pool, tõenäoliselt vähem sellest elanikkonnast. Kuhu jäi ülejäänud 30 000 on küsimus. Mina väidan seda, et nemad asusid ümber Eestisse väga mitmesugustel põhjustel. Eestlased asusid ümber kindlasti sellepärast, et oma lastele saada kooliharidust anda siinsetes koolides, kindlasti kultuuriliselt võõrast ümbruskonnast lähtuti, setude probleemid olid enam-vähem samuti, aga suurem osa nendest 30 000 olid ju etnilised venelased ja nende puhul tuleb arvata, et üks asi, seda tuleks käsitleda teatud määral jalgadega hääletamisena Nõukogude võimukorralduse ja elu vastu, aga kindlasti ka põgenemisega äärmiselt viletsatest majandusoludest. Nii et põhimõtteliselt need inimesed on ju olemas, mõlemad inimesed. Eesti riigil ei peaks olema raske ega kallis otsida need inimesed üles ja anda meile selge arusaamine, küsitleda neid kasvõi ja uurida järele jäänud dokumente, miks, kuna need inimesed lahkusid, kui palju selles oli vabatahtlikkust, kui palju oli selles sunnitust. Kui ma olen sellel teemal rääkinud, siis vahel on öeldud, et loomulik migratsioon võis ju see olla. Mina arvan, et ei ole tegemist loomuliku migratsiooniga, kuigi ei saa ka väita, et oleks tegemist otseselt olnud väljaküüditamisega. Et sellele nähtusele võiks ju oma nime anda. Mina ka mõtlesin, et eesti keele sõnadest, mida ma oskaksin sel puhul öelda, et need Eesti Vabariigi kodanikud Ida-Petserimaalt puksiti välja ja nad läksid üldiselt minema vastumeelselt. Ja need oleksid võib-olla need asjad, mis oleks vaja eeltööna või kui mitte eeltööna, siis vähemalt selleks, et me saaksime arusaamised piiri aspektidest, meie arvates piiriküsimust ei saa käsitleda ilma nende inimeste saatuse, huvide ja õigusteta, kellesse see piiri kulgemise küsimus üldse jookseb. Aitäh tähelepanu eest ja vabandust aja ületamise pärast. Sama probleem umbes nagu härra Kalsile artikli kirjutamisega, et ei ole võimalik väga lühikese ajaga või väga väikses mahus kõike ära ütelda. Nende probleemide tõstatamisest, sest ka minul on kokkupuudet olnud Petserimaa vanemate inimestega, kelle lapsed tulid ära Eesti
praegusesse tehnikaülikooli tolleaegsesse TPI-sse õppima ja see migratsioon oli suures osas tingitud ka sellest, et haridusvõimaluste erinevus seal ja siin. Aga nüüd järgmisena palun härra Rein Einast. Aitäh, austatud president, meie kaasteelised, kõik aatekaaslased. Ma olen veendunud, et meie ei ole täna siin koos mitte ainult Eesti Vabariigi sünni ja kestmise suurima sündmuse suurt juubelit, see tähendab vabadussõja võitu ja Tartu rahu tähistamas. Me oleme siin täitmas üht oma põhikohustust. See on survestama vaimuinimestena seadusandjaid ja võimukandjaid Toompeal järgima Eesti Vabariigi põhiseadust, oma rahvuse, keele ja kultuuri ja ma rõhutaksin ka looduse eripära kestmiseks läbi muutlike aegade. Peame põhjendama oma seaduslikku valitsust, peame põhjendama valitsust survestama ka suurriikide valitsusi, kinni pidama nende endi loodud üldistest inimõigustest, sealjuures rahvaste õigusest riiklikule enesemääramisele kuni vägivallatu lahkulöömiseni ja õigusest territoriaalsele terviklusele, mida need riigid ehk suurriigid on ise loonud, aga ei suvatse täita. Me oleme siin kindlasti ka selleks, et põhjendada rahvusvaheliselt kehtiva Tartu rahu alusel oma riiklikku õigust Ingerimaale, Narva jõest ida pool ja Setomaale, põlisrahva, Läänemere soomlaste asualale, meie rahvusmaastikele Haanja kõrgustiku idaosas, samuti lavakõrgendikega Irboska, Paeplatoole, kaunite vaadetega Optjoki jõe Ürgorule, Mõlajärvele ja nii edasi, samuti Põhja-Eesti pankrannikuga väga analoogsele paeastangule. Seal on väga palju olnud paemurde. See rahvuslik rikkus paekivi, kipsi ja samuti liivakivist pudeneva liiva näol on kindlasti üks üldrahvalikke rikkusi, mis on määratu suure väärtusega. Väärib märkimist just nende kivististe rikaste hilisteoni paekihtide detailuuringud 30. aastail panid aluse uue geoloogia teadusharu paleoökoloogia sünnile. Tänu sellele mehele, kes sündis Peterburis, aga noorusaastail Põhja-Eesti pankrannikul Antika ümbruses kiindus kivististesse ja Moskva professorina väga põhjalikult uuris just neid alasid ja tihedas koostöös meie akadeemik Karl Orvikuga nad viisid kohe pärast sõda selle piirkonna nagu teaduse käsitluse tulipunkti koos meie aladega. Nii et see oli jälle üks väga hea näide teadusest, sellest ühtsusest, mis kinnitab, et need alad, need on ju seto alad ja need on Eesti, setod on ju eestlased, see on Eesti alad ja loomulikult need alad kuuluvad siis eestlastele. Küsime, kuidas peaks siis toimuma poliitikute veenmine oma põhiseaduslikke õigusi järgima. Et see oleks nende põhikohustus. Ja mina nüüd julgen
väita, et me peaksime tingimata jälgima mahekultuursust, see tähendab vastandumata eristudes, kus alusväärtusteks on kodutunnetus, paigavaimsus, hingepuhtus, kogukondlikkus, põlisrahva vaimulaadile toetades, mida nii ilmekalt on ja väljendanud meie rahvuslikud suurvaimud, ühelt poolt rahvusteadlased, juba alates Oskar Looritsast, Eduard Laamanist, Harri Moorast, Gustav Ränk ja nii edasi, teiselt poolt arvukad loodusteadlased nagu Gustav Vilvaste, Hendrik Becker, Johannes Piiper, Karl Orviku, Endel Varep, Theodor Lippmaa ja hiljem juba Viktor Masing, Jaan Eilart, Kalevi Kull ja teised. Ja muidugi meie rahvuslikud suurpoliitikud, kes sõlmisid niivõrd kaalukalt ja sügavalt tähendusega Tartu rahu. Nii et need eeskujud on meile minu arvates piisavalt vaimseks aluseks, et minna edasi oma põhiseaduse põhikohustuste täitmisega. Ma usun, eelduseks peaks olema vaimu ja võimu ühistegevus, et vaim võimustuks ja võim vaimustuks. Ma tänan väga selle raamatu algatajaid ja suure vaeva nägijaid. Ma tänan ka kõiki autoreid, kes selle raamatu võtsid vaevaks kokku panna. Tänan. Ja järgmisena palume härra Jüri Eskamit, kes räägib Eesti teemal, et Eesti välispoliitika peaks toetuma okupatsiooni alt väljatulemisse normaalsele loogikale. Palun. Tänan, koosoleku juhataja. Tere, hea näha nii palju sõprade ja ustavate tuttavate nägusid. Ja head peatset Tartu rahu suurt aastapäeva teile. See, mis toimus Eestis 30 aasta eest, võis küll tore enese vabaks laulmine olla, kuid samas püüdsid paljud tolleaegsed poliitikud rahvale koti pähe tõmmata. Punane okupatsioon oli kaua kestnud. Paljud juhtivpoliitikud olid kas kompromiteeritud või ei teadnud, mida nad tegid ega kuidas eestlaste ja Eesti Vabariigi huvides õigesti seista tuleks. Pean silmas muidugi eelpool mainitud Andres Tarandi loobumist Helsingis nõudmisest Petserimaale ja Narva-tagusele alale aastal 1994, pean silmas merepiiri muutmist Venemaa kasuks ja see nimekiri, see loetelu muidugi võiks olla palju pikem. Eesti küljest annekteeritud alad. Tegemist on ju osaga laiemast eestlaste traumeerimise nii-öelda kogupaugust, kuhu kuuluvad Eesti ohvitserkonna hävitamine, küüditamised, kommunistliku elukorralduse pealesurumine Balti riikide elanikele, varade natsionaliseerimine, tuhanded ülekuulamised ja kuklalasud, sõjaväebaaside rajamine Eestis ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Meie kaua kestnud varasem majanduslik mahajäämus oli Vene imperialismi ja kommunistide süü. Me käitume endiselt tihti riigina, kellel pretensioone pole olemas. Tarand, Meri ja teised, neid võiks nimetada põlvkonnaks number 1, kes ei teinud, nagu oli tarvis. Siis 13 aasta eest loovutasid lätlased arusaamatutel põhjustel Aabrene piirkonna Putinile. Peale kasvas umbes samasuguse mentaliteediga põlvkond 2, Paet, Mihkelson ja teised, kes haarasid kinni pöörasest ideest, et territoriaalne allavandumine on kuidagi meie riigi ja rahva huvides. Bien pensant ütlevad prantslased sellise isiku kohta, kes propageerib mingisugust ideoloogilist moeröögatust,
ma räägin piirilepingust muidugi, pärast selle juurutamist ja pingutab selle elus hoidmiseks vaevumata süveneda küsimuse ivasse. Põlvkond 2.0 varjab ju oma loogikat meie eest. Jäärapäisematele eestlastele on sageli kahjuks omane tahtmatus viga tunnistada. Vähemalt meie siin ütleme siis arusaadavas keeles Petserimaa ja Eesti-Ingerimaa venelastele loovutamine de jure on halb ja rumal mõte. Juba on peale kasvanud Emmanuel Macroni ahviv põlvkond või seltskond 3.0, kelle lipukirjaks on pingelõdvendus Venemaaga iga hinna eest ja karta on, et Lauri Mälksoo võib olla ülikoolis ka samasugust põlvkonda 4.0 on praegu välja kujundamas. Ja ma vaatan seda, me kõik vist vaatame seda imestusega, sest just õppiv noorsugu koos õpetlaskonnaga oli see, kes särasilmselt võideldes ja kaotusi trotsides Eesti Vabariigi 100 aasta eest vabaks võitles. Nüüd kavatseb mingisugune keskealine seltskond selle jõupingutuse viljad solgiämbrisse lihtsalt visata. Kui Eestis kihutas möödunud juubeliaastal ringi soomusrongi makett või faksiimile ja kui Balti diplomaadid kostavad nagu ühest suust, Krimmi annekteerimine 2014. aastal oli õigusvastane, siis on kummaline küll, et mõningates parteides ja ringkondades hoitakse avalikult elus plaani loovutada Eesti küljest annekteeritud alad lõplikult Venemaale. Siin valitseb üks hästi dramaatiline ja absurdne ebakooskõla. Sellest hetkest peale, mil Urmas Reinsalu on teinud välisministrina ja ka enne seda õigeid avaldusi ning Henn Põlluaasast sai Riigikogu esimees, on hakanud mõned optimistlikumad lootusekiired meie eludesse paistma. Reetlikud ringkonnad 1.0 ja 2.0 on tahaplaanile nihkunud vähemalt praeguseks. Piirilepingu ratifitseerimise küsimus oleks nagu aktuaalsust kaotanud tänu suuresti Põlluaasa kindlameelsusele ja praegusele sisepoliitilisele jõudude vahekordadele. Kuid veel pole me suutnud vaia lüüa uue piirilepingu südamesse, nagu vampiirifilmides tehakse. Kabelimats piirilepingule, see on meie eesmärk. Riigikogu väliskomisjon arutas hiljuti avalduse visandit, mis mõistaks hukka Venemaa püüded Teise maailmasõja ajalugu väänatud kujul tõlgendada koos veidra püüdega sõjasüüd Poolale veeretada. Ma ei oska ette kujutada, kui Poola Venemaa selliseid väiteid juba dementeerimas on, et Balti riikide valitsused võiksid vaikides seda pealt vaadata. Lasnamäel linnaosa endine vanem praegune Riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski ütles Rahvusringhäälingule, see avaldus võib Eestit lõhestada, see väliskomisjoni oma, et kui süveneda ajalukku, ei aita see kaasa Eestis elavate eestlaste ja venelaste ühinemisele. Ei tema ega ka meie ei pääse aga ajalukku süvenemisest, sest Venemaa juht keerutab nii palju desinformatiivset tolmu üles selle ümber. Teise maailmasõja meelevaldne väänamine on saanud uue hoo sisse, olles Putini jaoks tee, mis viib Vene kodupubliku südamesse. Ja me oleme ka kistud kõigesse sellesse. Eestlased ei vaja siia elama toodud venelaste keelamisi ega õpetussõnu. Vajame elamist valedeta ning taastusravi. Meie kui ohvrid, vabandust väga, vajame heaks tegevat õiguse mõistmist. Tõe rääkimine ja eestlaskonna eest seismine peavad olema vabariigi välispoliitika alguspunkt A-tähest kuni O-ni, nii nagu näiteks juudid on meile osavalt teed näidanud. Meie Kremliga suhete parandamise või parendamise strateegia peab toetuma Ida-Euroopa vajadusele saada Venemaalt ülestunnistus minevikus tehtud vigade ja ülekohtu kohta. Meie presidendi või kui tema ei suuda, siis järgmise presidendi suust peavad Venemaa esindajatega kohtudes tulema sõnad, et ootame Tartu rahulepingu võtmist
Eesti-Vene diplomaatiliste suhete aluseks. Seda tuleb pärast seda Saksa visadusega aina uuesti korrata. Putini äsjase põhiseadusliku riigipöörde saateks on suur ponnistus eitada Molotov-Ribbentropi pakti ja pöörata see, mida Ida-Euroopale tehti, pea peale. Ja nüüd ma küsin teilt, kallis saal, on see meie jaoks probleem või võimalus? Me elame ajastul, mil kogu maailm on hellaks tehtud Venemaalt pärineva valeinformatsiooni suhtes. Tänapäeval kontrollib iga vastutustundlik ajalehetoimetus väidetavaid fakte enne nende avaldamist. Meie tõesti sündinud faktid peavad ka löögile pääsema nagu vastumürk. Kätte on jõudnud, väidan mina, olles ikka väga nagu süvenenud meedia ja aktuaalsete päevasündmuste jälgimisse, kätte on jõudnud ideaalne aeg Balti riikide ja Poola kohta ajaloolise tõe ja meie traumeerimise väljarääkimiseks. Hiljuti võttis, see oli septembris, Europarlament vastu vastava deklaratsiooni tõe kohta Euroopas. Nii et seega, ja mul on tunne, et mingisugune hoog on siiski praegu sees, ta võib tagasihoidlik olla, aga me saame seda hooratast, tema liikumist edendada, seega tao rauda, kuni raud on kuum. Lugupeetud publik, praegu antakse viimane lihv Eesti välispoliitika aluste kontseptsioonile aastani 2030. Eesti on paariks aastaks ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige. Juba 7. veebruaril toimub siinsamas Tallinnas Balti peaministrite kohtumine. Välisministrite tasemel toimuvad kevadel Balti riikide ja Saksamaa ning Balti ja Beneluxi välisministrite kohtumine. Õhk sai selles lauses peaaegu otsa. Käesoleval aastal on Eesti 2 Põhja-Balti regiooni koostööformaadi koordinaator, ma lähen tagasi hääldamiskooli, Põhja-Balti formaadis NB8 ning Balti riikide valitsuste vahelises formaadis 3B. NB8 välisministrite kohtumine toimub Tallinnas 8. kuni 9. septembrini, 5. ja 6. oktoobril on Tallinnas kavas NB8 peaministrite kohtumine, kuhu on kutsutud ka Suurbritannia ja Iirimaa peaministrid. Eriti oluline, kriipsutan alla, Balti riigid osalevad 3 mere algatuses. Juunis korraldab Eesti Tallinnas 3 mere tippkohtumise. Lisaks toimuvad 3B peaministrite kohtumised augustis ja detsembris. 3 Balti riigi välisministrid kohtuvad 6. novembril Riigikogus Balti nõukogude formaadis. Ja detsembris on kavas 3 Balti riigi presidentide kohtumine. Ma räägin tuleviku väljavaadetest. Ma ei tea, kas ma räägin utoopilisest või utoopiast, aga need on võimalused, mida me kasutama peaksime. Ja me peaksime oma šnitti muutma. Isegi kui Eesti diplomaadid pole harjunud õiguse nõudmisega, selliseid aastaid nagu 2020 ja 2021 ei tarvitse meie jaoks niipea uuesti tulla. Võimalusi kui palju. Selleks, et suhted võiksid Venemaa ning Poola, Balti riikide, Ukraina, Gruusia ja veel mitme riigi vahel päriselt paraneda, tuleb alustada aastast 1939 ja ajaloolise tõe maailmale tutvustamisest. Petserimaa ja Narva jõe vastaskalda ning Tartu rahu teemad on üliolulised, kuid meie traumeerituse inventuur ulatub palju laiemale kui meie küljest annekteeritud territooriumi küsimus. Tegemist on tegelikult ühe mitmekülgse paketiga. Olime möödunud aastal pikemal kõnelemisturneel mööda Eestit Tartu rahu põlistamise seltsiga ja esines juhust värskendada mälu vabadussõja suhtes, see pani ka mõtlema. Eesmärk number 1 on piirilepingu haiglasele ideele tuleb anda kabelimat, see tuleb lõplikult denonsseerida ehk üles ütelda. Tegelikult oleks ideaalne, kui Riigikogus läheks läbi seaduseelnõu, mis kriminaliseeriks katse Petserimaad ja Eesti-Ingerimaad loovutada. Mis veel? Tuleb esitada formaalne taotlus, õigemini taotluse Petserimaa ja Kirde-Eesti alade Venemaalt tagasi saamiseks. Peame leidma eneses mehisuse vastava noodi
või nootide esitamiseks. Meie välispoliitiline õiguslik põhi, mis Venemaasse ja teistesse riikidesse puutub, toetub vankumatult Tartu rahule. On vaja meie diplomaadid, suursaadikud seda aeg-ajalt expressis verbis otse välja väljendaksid. Absoluutne miinimum oleks territoriaalsete loovutamiste teema külmutamine Eesti erakondade selge sellesisulise deklaratsioonina. Ma ei räägi EKRE-st, kes nagunii seda rasket koormat praegu enam-vähem üksinda kannab. Aga meie siin omavahel on vaja, et me möödunud aastal hoo veidi sisse saanud rinne tugevneks. Senikaua, kui Henn Põlluaas on Riigikogu esimees, tundume olevat praeguseks enam-vähem kaitstud. Härra esimees on kui kingitus Eesti rahvale ja ta väärib suurt tunnustust. Urmas Reinsalu. Urmas Reinsalu, kes on väljendanud vajadust nõuda kahjutasusid Venemaalt, on ilmselt Eesti viimase 3 dekaadi parim välisminister. Oleme palju tänu võlgu Tartu rahu põlistamise seltsile, Oswald Saskole ja energilisele Aldo Kalsile koos teiste seltsi aktivistidega. On vaja ühiskond äratada ja avaliku arvamuse silmi jätkuvalt avada, on vaja hoogu hoida. On vaja rahvusmeelsetele ühiskondlikele organisatsioonidele raha annetada või vabatahtlikuna käed külge panna, et need oma tegevust jätkata saaks, sest võib ka tulla selline päev, mil Henn Põlluaas ei ole enam Riigikogu mees ja Urmas Reinsalu, meie välisminister, mitte ma seda sooviks. Seega tao tõesti rauda, kuni raud on kuum. Tänan tähelepanu eest. Ma pean minema just. Ja, aitäh. Ole tänan. Järgmisena on sõna härra Igor Gräzinil, kelle teemaks on Venemaaga piirilepet sõlmides saame küll langu piusametsadesse, aga kustutame piirisõja ja rahu vahel. Palun. Kui Igor ei ole siin, kas ma tohin 2 minutit tema ajast saada? No, loodame. Jah, palun. Väga lühike asi küll. Mul on natukene teise rakursi alt üks minu arust oluline asi öelda selle kohta, et miks üleüldse seda uue piirilepingu asja aetakse, mis on loogika selle taga või ka, kus need ohud asuvad. Ma räägin nüüd ühest oma sügavast veendumusest. Piirilepingu sõlmimine tähendaks trumpide käest laskmist. Seekord vähemalt ma nõustun Ahto Lobjakasega, kui ta kirjutas mõne aja eest, et piiri asukoha kinnitamine uue lepinguga võtab Eestilt kui Venemaalt põhjuse naasta Tartu rahu juurde ja kahandab viimase aktuaalsust. Piirileping kahjustab Tartu rahu või nullib selle reaalpoliitilises mõttes. Meil võib piiri suhtes mitte alla andmist kunagi tulevikus praktilisest kontekstis vaja minna äkki mingi tulevase uue Venemaa valitsejate koosseisu puhul, nimelt selleks, et saada venelased üldse läbirääkimiste lauda. Kui me kroonijuveelid praegu ära anname uue piirilepingu sõlmimise kaudu, ei tarvitse me neid Tartu rahu, see tähendab kõige kardinaalsema teema suhtes, aga ka mineviku taagast rääkimise eesmärgil üldisemalt läbirääkimiste laua juurde enam üldse tagasi saada. See on see mitte loobumine Petserimaast, Ingeri Eestist. See on tegelikult piltlikult öeldes see sööt, millega me võime mõeldavasti
neid tagasi läbirääkimiste lauda kunagi saada. See ongi, et see ei juhtuks, et meil ei oleks seda, millega venelasi läbirääkimise lauda tagasi meelitada, see ongi piirilepingu Eestis asuva toetajaskonna salaeesmärk. Lahkarvamused piiri asukoha suhtes peavad üles jääma, pole mõtet see mäng niisama ära lõpetada, lootusetute amatööride moodi ja Venemaa talda sealjuures asjatult lakkudes või nii, nagu mulle ütles Ants Tomson bussis teel siia, et surnud eesli kõrvad. Lauri Mälksoo võib küll süütute või võib-olla hoopis tülpinud silmadega väita, et isegi uut piirilepingut sõlmides jääb Tartu rahu ikka alles, kuid tegelikult võib ta seda liiva silma ajavat või puru silma ajavat uinutavat juttu kahjuks ainult oma elu alles alustavatele praktiliste kogemusteta üliõpilastele rääkida või siis see jutt, et piirileping on vaid tehniline leping. Ka see on puru silma ajav petekas ehk demagoogia, nii-öelda naiivsete inimeste ja lollide püüdmine. Senikaua, kui meil püsib tasasel, kindlal häälel väljendatud nõue üleval Petserimaa annekteeritud osa ja 3 kirdes asuva valla tagasisaamiseks, eksisteerib meil mingisugune väljavaade ühe Putini järgse Venemaa valitsusega tulevikus, pärast teda siis Putinit maha istuda ja rääkida ausalt nagu mittekeerutav inimene teise mittekeerutava inimesega. Kuid niipea, kui Kersti Kaljulaiu või tema järglase allkiri on uue piirilepingu ratifitseerimisdokumendile antud, oleme me ilma nii-öelda söödast, mida me varem või hiljem vajame Moskva meelitamiseks sinna läbirääkimiste lauda. Nii me peame varuma strateegilist kannatlikkust, mida me ei vaja, on nõrgad närvid. De facto on Petserimaa ja 3 Narva jõe tagust Eesti valda juba ammu hundi ehk Vene karu suus, kuid senikaua, kui me pole ratifitseerinud ja allkirjastanud meie idaalasid Venemaale loovutava piirilepingu, pole need alad formaaljuriidiliselt veel karu kõhus. Ja see oligi kogu mu jutt. Tänan teid.